aga siis hakkas jutt käima, et see pealuu on toodud surnuaialt. Ja ma nägin seda poissi Münchenis pärast seda ja küsisin talt, et kas see jutt on õige nüüd ja jutustasin talle, mis jutt see oli. Tema läks Kaberisse Atlast, meil oli Saksa surnuaial kaberid, kuhu oli pandud kirstud alla. Lõi seal, kirstud olid kõik mädanenud, lõi sealt ühe katki ja rabas sealt ühe pealuu, viis koju, puhastas, ütles seal, et ma puhastasin seda nii palju, kui mina sain. Ja veega ja kuuma veega ja aga no mina ei saanud kõike puhtaks. Tõi kooli ja meil koolis tehti teed. Suurel vahetunnil läksid oma tassiga ja sa said kuuma teed. Ja kui oli võileib taskus, siis sõid oma võileiba ja jõid kuuma teed peale. Ja viskas selle puhastatud, nii-öelda puhastatud pealuud teekatlasse. See oli nagu pesukatel suur. Pani sinna gaas peale ja tund hiljem võttis jälle, läks sinna, vaatas kojamees kuskil, ei olnud näha ja õngitses selle sealt seest välja ja oli nii puhas, et lasi olla. Ja ma küsin, kas see on õigus, ta ütles jah, ma tegin seda. Ja ma siis küsisin, kuidas su elu siis pärast on läinud ka pärast kooli. Ta jooksis kodult välja ja isa viskas teda veel saapaga tänaval veel järele. Käigus kurat. Ja siis ta läks rongi peale, sõitis järjest Tallinna. Ja Tallinnast ta sai ühe laeva peale, ta ei teadnud, kuhu see sõidab. Ja üks kaubalaev. Oleks me läbi pekstud ja ära. Ja kui ta välja tuli peidust sealt, kas ta oli päästepaadis või kus ta oli, siis ta oli Hollandis. No ja Hollandis ta siis valis ühe suurema laeva. Aga nälg ajas välja Atlandi peal. Laev sõitis Brasiilias ja ta ei teadnud enne, aga siis selgus. Ja Brasiilias kapten laskis ta välja ja seal oli ta midagi natukene, võib-olla varastanud, natukene tööd teinud. Elu oli sees ja sai ühe laeva peale, mis sõitis New Yorki, Ameerikasse. Ja siis ta tunti suvi rekordingu vastu, siis tuli välja rekording traadi peale ja ta töötas ühes recording kompanii juures ja tal oli see asi tuttav. Ja siis palgati mehi, noori mehi sõtta. Tema läks ka, lihtsama kui värvimine või mingi muu töö. Ja tuli välja, et see oli Hispaania kodusõda. Ja tema sõdis, ta ei tead kus pool või, aga hiljem tuli välja, et oli sõdinud punaste poole. Prantsusmaa vastu. Ja siis ta oli seal sõjavang Hispaanias. Ja siis tuli ükskord Ameerika komisjon sinna ja korjas ameeriklased sealt vangilaagrist välja. Tema ka, mis su nimi? Sean Wright. Siis ta oli inglise keel enam-vähem selge ka. Ja kus kohast? New Yorgist. Okei. Paberid ei ole muidugi sõjas, kes neid paberid jõuab kanda. Ja nii sais New Yorki tagasi. No siis ta läks Ameerika sõjaväkke. Ta oli mereväes, ta lasti
üks laev lasti kamikaze, seal, kes sööstab laeva peal oma lennukiga jaapanlased. Nii et lasid ühe laeva alt ära. Oi, milline elu. Vaikses ookeanis, aga korjati ülesse. Ja siis ta oli teise laeva peal, oli Inglise kanalis. Ja Inglise laeva peal. Aga seal ei saanud pihta mitte midagi. Ja kui algas see kohtuprotsess Saksamaal nende tuusade üle pärast seda, siis ta töötas seal lindistajana. Pildistajana? Traadistajana, võttis traadi peale kogu selle kohtuprotsessi. Mõtle, kui kange poiss. Ja siis ta küsis luba, et ta võiks minna Eestisse, aga Ameerika valitsus või asjamehed sõjaväe ülemused talle luba ei andnud. Ei usaldanud, et ta sealt tervena tagasi tuleb. Ja ei andnud luba ja siis hiljem tema... Hiljem läks siis New Yorki või? Ja küll ta hiljem läks tagasi New Yorki, aga ma otsisin New Yorkis telefoniraamatutes, kas on tema nime, aga ma ei leidnud, aga seal oli neid telefoniraamatuid nii pagana palju. Jaa, aga võib-olla ta muutis oma nime ka, võib-olla inglispäraselt. Ma ei tea ja tema oli Rida Rait. Vaata, kuidas mõni inimese elu võib olla nii raske.